Tere hommikust! Mina olen Merit Raju. Tulin jalutama Nõmmele. Viisin lapse kooli ja kell on 9 ja mõnus kevadine. Nägin ühte naljaka käitumisega rähni, tavalist suurt kirjurähni, aga ta otsustas, et ta täristab, proovib oma nokka või proovib saada toitu tänavalaternatest. Ja lendas ühe pealt järgmise peale, et seda täristada. See oli nii huvitav tärin, et mulle tundus, et võib-olla see on üks väga põnev rähni liik ja vaatasin hoolega ringi ja nägin seda tavalist rähnikest. Nii et kui tema teeb oma hommikuse jalutuskäigu. Minu jalutuskäigud ei ole alati hommikused olnud. Mulle meeldib hästi see, et ma hommikul teen mingi tähtsa töise asja ära ja lähen jalutama siis nii-öelda auhinnaks pärast lõunasööki. Aga sellise ilmaga nagu täna sobib see igal juhul juba hommikust peale. Ja ma tahaksin sulle näidata, mismoodi ma teen hingamisharjutust jalutamise ajal. See hingamisharjutus aitab meil emotsionaalselt stabiilsem olla ja see aitab kopsumahtu suurendada. Kui kopsumaht on suurem, siis on meil rohkem heas mõttes jõulisust rääkides või lauldes. Meil ei saa kohe õhk otsa. Me saame häält panna oma kõnesse. Ja ma näitan sulle, kuidas ma teen sõrmedega samal ajal, kui ma hingamisharjutust teen. Ma vajutan lihtsalt erinevaid sõrmi kokku. Nimetissõrm, keskmine sõrm, sõrmuse sõrm, väike sõrm, vaheldumisi. Ja seda mõlemal käel. Sa märkad, et kui sa seda teed, siis ei saa väga palju samal ajal mõelda. Kui sa teed ka hingamist segmentidena, ma kohe tutvustan seda ka. Ja kui sa teed, see kõik on sünkroniseeritud sammudega. Ehk siis ma hingan sisse segmentides või osades jaokaupa. Ja kui üks hingatõmme sisse on jaotatud 4 osaks ja üks väljahingamine on samuti jaotatud 4 osaks. Ehk siis alustades väljahingamisest. Ja siis ma teen siis sõrmedega samal ajal. Ja nagu sa aru saad, siis see oleks väga aeglane jalutuskäik. Siis ma teen 2 sammu iga segmendi ajal. Ehk siis ajasin ise sassi, sest ma räägin samal ajal, on ju. Head katsetamist. 11 minutit järjest.